Selle infopäeva siis korraldavad koostöös maakondlike arendusorganisatsioonide programmi menetlejad. Ja mina olen Birgit Idrissen Riigi Tugiteenuste Keskusest ja ma loodan, et tänane infopäev aitab head mõtted vormida heaks taotluseks. Täna räägib nõuetest taotlejale ja taotlusele Karoliine Aus Pärnumaalt. Alfred Alt Ida-Virumaalt jagab kogenud menetlejana nõuandeid taotlejale, mida silmas pidada taotluse esitamisel ja mis on levinumad vead. Aruannete esitamise ja hindaja vaate varasemate infopäevade esitlused on salvestustena kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse ning Marode kodulehel. Neid teemasid me täna üle ei korda. Ja samuti on varasemast olemas esitlused taotlusvormi täitmise kohta e-toetuses. Ja ka tänase infopäeva salvestuse teeme veebis kättesaadavaks. Ja lühidalt tänase infopäeva korraldusest. Ettekannete ajal palume esitada küsimused chatis. Pärast ettekannete lõppu anname aja soovi korral küsida küsimusi häälega. Pausi me ette ei ole näinud, aga kui tõesti peaks minema infopäev nii pikaks, et pausi on vaja, et siis vajadusel saame sellega teha. Palun hoidke mikrofonid suletuna, kui te parasjagu ei tee ettekannet või ei esita küsimusi, et vältida segavaid taustahelisid. Infopäevale registreerimine ei ole nõutud, kuid statistika huvides on meil hea saada ülevaade osalejatest ja infopäevale registreerimise link on chatis. Enne kui ma annan sõna Karoliinele, puudutan teemat, mis vajab korraks ülerääkimist. Riigi Tugiteenuste Keskuse ülesanne on toetada maakondlike arendusorganisatsioonide menetlejaid, sealhulgas siis ka näiteks e-keskkonna tehnilise poole ja andmetega. Aga kui te soovite küsida tagasisidet oma projekti ideele, siis palun pöörduge oma maakonna menetleja poole. Ja teine asi veel, Riigi Tugiteenuste Keskus ei anna omapoolseid hinnanguid taotlusvoorude tulemustele. Kui taotlus ei saanud rahastust ning taotleja ei ole hindamistulemusega rahul, siis otsuses on kirjas, kuhu edasi pöörduda. Kas esitada 30 päeva jooksul vaie maakondlikule arendusorganisatsioonile või pöörduda kaebusega halduskohtusse. Kui te seda ei tee, siis tehtud otsus jääb jõusse. Aga edasi jätkab Karoliine ja mina omalt poolt soovin head kuulamist. Aitäh! Tere kõigile minu poolt ka. Mina olen Karoliine, Pärnumaal vabaühenduste konsultant ja kohaliku omaalgatuse programmi menetleja. Igaks juhuks palun ühte noogutust, Birgit, et slaid on näha. On näha. Jah, on näha. Ja. Hästi. Nii, aga siis saame otsast minema hakata. Täna siis toimub sügisvooru infotund. Ja üks hetk ma sätin endal natuke paremini. Ma näen ka ilusti kõike. Nii. Igas maakonnas on siis teil oma kontakt, oma kohaliku omaalgatuse programmi, ehk siis meie kutsume seda hellitavalt kopiks, kopimenetleja. Ja siin on ka välja toodud kõik kontaktid, pärast te saate slaidid ka ja siis saate juba klikata sinna lingile ja otse telefoninumbri ja e-maili juurde ka. Ja ma neid siin ette lugema ei hakka, aga ma ütlen selle ära, et siin Zoomis on ka mitmeid toredaid kolleege koos, kes siis chatis teie küsimustele ka hoogsasti vastavad, kui esitlusest vastust välja ei tule. Nii. Aga programmi nõuded on sätestatud vastavas määruses ja see määrus on selline püha dokument. Ehk siis kui te oma taotlust kirjutate, siis soovitan määruse kogu aeg kõrval lahti hoida ja alustadagi sellest, et selle läbi loete. Ja tänane esitlus samuti tegelikult toetub sellele, mis määruses kirjas on. Üldise koordineerimise eest väljatöötamise ja järelevalve korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Riiklikul tasandil rakendab programmi siis RTK ehk Riigi Tugiteenuste Keskus ja
maakondlikul tasandil siis MARAD ehk maakondlikud arendusorganisatsioonid, mida te ka ilmselt slaidilt nägite. Voorud toimuvad 2 korda aastas, kevadel ja sügisel. Reeglina on need taotlusvooru kuupäevad üsna samasse perioodi nagu praegugi, et 2. september kuni 2. oktoober siis läheb see kinni ja kell 16:30 on kõik sulgunud, minutitki hiljem ühtki projekti vastu ei võeta. Nii et tuleb aegsasti seda esita nuppu juba vajutada. Ja taotluste ning aruannete esitamine toimub ainult veebis, e-toetuste keskkonnas, mille kohta on ka vastav juhisvideo olemas ja alati saate enda nõustajate ja menetlejate käest abi küsida, kui hätta jääte seal programmis. KOP-i eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Ehk siis peab taotlusest välja tulema teie kogukonna vajadus, kogukonnapoolne algatus ja nende kaasamine. Ehk siis sihtgrupp ja projektitegevuse kasusaajad ongi kohaliku kogukonna liikmed, nad on kaasatud tegevuste elluviimisesse, investeeringuobjektid on neile kättesaadavad ja avalikus kasutuses. KOP ei rahasta ühingu tegevusi ja ürituste toimumist või lihtsalt asjade ostmist nende ostmise pärast, vaid sellepärast, et nad vastavad meetme eesmärgile ja selle tulemuse saavutamisele. Ja natukene mõistetest ka, et mis see kogukond siis KOP-i vaatest on, et kindlas piirkonnas elav, ühist toimekeskkonda jagav ja teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimeste rühm ehk ühe piirkonna elanikud, kes kasutavad samu teenuseid, viibivad ühises infoväljas, korraldavad ühiselt kogukonna liikmetele vajalikke ettevõtmisi. Ehk siis kas teie küla, alevik, alev, vald, linn ja mitte laiem kui siis KOV-i piirid. Ja kogukonnaks siis KOP-is ei loeta vaid kitsa huviala esindajaid või maailmavaate, elukutse, soo, ea või muu ühise tunnuse alusel loodud isikute gruppi või gruppi, mille tegevused ja kooskäimise kohad ei ole avatud või mille tegevus ja eesmärgid ei ole suunatud laiemale avalikkusele kui vaid oma liikmeskond. Ehk siis ma võin siia kõrvale tuua näiteks näite on Eesti Noorsootöötajate Liit, et näiteks tema siia ei sobi. Ja oluline mõiste on ka kogukonnateenus. Tegu on kogukonna liikmetelt kogukonna liikmetele pakutava teenusega, mis lähtub kogukonna vajadusest. Selle teenuse pakkujaks on samuti kogukonna liige, eesmärk ei ole kasumi teenimine, kuid tasu võtmine teenuskulude katmiseks on põhjendatud ja lubatud ja selle vajalikkus peab siis taotlusest välja selgitatud olema. Siia võib näiteks tuua pesumaja teenus näiteks. Ja KOP-i viiakse siis läbi 2 meetme. Selleks on nii-öelda pehme meede, kogukonna areng, mis panustab kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisesse ja tõhusama koostöö tekkesse, ehk siis näiteks üritused, kogukonna pärandit toetavad tegevused, selle säilitamist toetavad tegevused, külapäevad ja nii-öelda kõvem meede investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine, mis siis panustab kogukonnale vajalike ja selle liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonna liikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Ja toetussummadest siis ka. Kogukonna arengu meetmes on toetussummaks maksimaalselt 2500 eurot ja teises meetmes investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine kuni 4000 eurot. Alati võib ka vähem küsida, täpselt nii palju, kui teil vaja on. Toetussumma määr saab olla kuni 90% siis projekti abikõlblikest kuludest, ehk siis 10% peab olema omafinantseering ja see peab olema rahaline kulu ja samuti abikõlblike kulude ettenäidustustega kokku minema. Nii, ja meetmed väljundnäitajad või siis lihtsalt näitajad
on kogukonna arengumeetmes ürituste ja tegevuste arv, mis ellu saavad viidud ja otseselt seal osalenute arv ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmes on selleks siis rajatud või korrastatud avalikus kasutuses olevate objektide arv ja või toetatud kogukonnateenuste arv. Et ilmtingimata ei pea alati objekti valmimisega sealt see teenus sündima või vastupidi. Projektiga seotud näitajad peavad siis projektiga seotud näitajate juurde peate ise märkima sihtväärtused ja ning need peavad olema kindlasti realistlikud, et ei tasu panna tohutult suurt osalejate arvu, et mõelge ikka läbi, palju teil elanikke on ja palju tavapäraselt näiteks osaleb, sest need sihtväärtused on aluseks projekti mõju hindamisele ja hiljem neid kontrollitakse siis esitatud aruande põhjal. Ja toetust võidakse osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui siis väljund näitajad või nende sihtväärtused jäävad saavutamata või saavutatakse osaliselt. Nii, toetuse taotlejateks saavad olla mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus siis äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ja mille liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik või siis ei ole seda asutanud kohaliku omavalitsuse üksus ega riik. Ja toetuse taotleja tegutseb avalikes huvides. Taotleja eesmärgid ja tegevused on suunatud avalikkusele, sealhulgas peab taotleja oma tegevusest teavitama avalikkust. Ehk siis seda, kas oma sotsiaalmeediakanalite, kodulehe, vallalehe kaudu. Toetuse taotleja tegutseb oma liikmes või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks, välja arvatud siis erivajadustega inimestega tegutsevad ühendused. Aga siiski projekt peab täitma KOP-i eesmärki. Ja toetuse taotleja tegutseb siis piirkondlikult küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides. Aga on ka mõned erandid. Näiteks Tallinna linna puhul saavad taotlejaks olla siis ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevad ühendused. Koguduste puhul need, kes põhikirjalise eesmärgi kaudu siis tegutsevad laiema sihtgrupi huvides. Ja erandiks on ka küla, aleviku ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused, mille on omakorda asutanud eraõiguslikud, juriidilised isikud ja või füüsilised isikud ja mille tegevuse sihtrühmaks on kogu vastava küla, alevi, asumi, elanikkond ning eesmärgiks vastava küla, alevi, asumi, piirkonna elu ja sotsiaalse keskkonna parandamine. Ja kes siis taotlejateks ei saa olla, on äriühingud, ettevõtjate liidud, ametiühingud, samuti erinevad ametikutse erialaliidud ja ka korteri, suvila, aianduse, garaaži ja muud sellised ühistud. Ühtlasi tasub kindlasti üle kontrollida, et äriregistris oleks teie asukoht sama, kellele te oma tegevusi siis projektis suunate. Ehk siis näiteks, kui te teete Kihnu vallas üritust, et siis see registrijärgne asukoht ei oleks Setomaal, et need kattuksid ja või siis investeeringut, mitte tingimata üritust. Ja samuti ei saa taotlejaks olla ühendused, mille tegevuse peamised eesmärgid ja peamine sihtgrupp või projekti sihtgrupp ületavad siis ühe kohaliku omavalitsuse piire, välja arvatud siis määruses nimetatud erandid. Nii. Nõuded, ma ei näe enam ise pealkirju, taotlejale. Hiljemalt taotluse esitamise tähtaja seisuga peab siis taotlejale olema esitatud majandusaasta aruanne, kui selleks on tekkinud seadusest tulenev kohustus, ehk siis kui on vahepeal esitamata jäänud, veel jõuate selle ilusti ära esitada. Ehitusinvesteeringute puhul peab taotleja olema investeeringuobjekti omanik
või peab tal siis olema selle objekti kasutusõigus ja avaliku kasutuse leping vähemalt 3 aastaks, arvates projekti lõppemisest, ehk siis arvates 2. oktoober 2025. Taotleja peab tagama investeeringute ja soetuste puhul nende säilimise ja edasise avaliku kasutuse ning töökorras hoidmise vähemalt 3 aasta jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude võlga, mis oleks suurem kui 100 eurot või varasematest taotlusvoorudest esitamata aruandeid. Ja taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti või likvideerimismenetlust. Nii, millest siis üks taotlus koosneb? On taotlusvormist, kus te selgitate siis projekti vajalikkust, detailsest eelarvest, mis on siis kooskõlas abikõlblike kuludega, volikirjast, kui taotleja ei ole juhatuse liige. Ehitusinvesteeringute puhul on oluline lisada ka siis objekti omandi või kasutusõigust tõendava dokumendi koopia, objekti avaliku kasutuse lepingu koopia, kui objekt ei ole taotleja omandis, ja kohaliku omavalitsuse kirjalikku kinnitust selle kohta, kas ja millist kooskõlastust või luba see investeering vajab. Ja see kinnitus võib olla ka koopia e-mailist, saate selle PDF-ina välja salvestada, et ilmtingimata ei pea olema see allkirjastatud dokument. Et kui vastusena, et ei mingit kooskõlastust ei vaja, siis see e-mail sobib ka väga hästi. Abikõlblikkuse perioodist. See kestab 12 kuud ja alates taotluse esitamise tähtajast ehk siis praeguses voorus 2. oktoobrist aastal 2024 kuni 2. oktoobrini 2025. aastal. Projekti tegevused viiakse ellu ja kulud peavad olema siis tekkinud ja tasutud abikõlblikkuse perioodi jooksul. Ja aruande võite esitada ka varem, kui projekt on ellu viidud kiiremini ja tahate asja ära lõpetada. Ja erandjuhuna saab abikõlblikkuse perioodi ka pikendada kuni 6 kuu võrra, aga seda siis eelkõige toetuse saajast mitte oleneval põhjusel, riikliku või kohalikul tasandil kehtestatud eriolukorra või piirangute tõttu, mis teevad võimatuks projekti elluviimise planeeritud ajal. Nii olen mitu korda maininud neid abikõlblikke kulusid ja nende tingimustest siis ka. Kulud peavad olema projekti tegevustega otseselt seotud ja põhjendatud ning vajalikud projekti elluviimiseks. Need peavad olema tekkinud ja tasutud abikõlblikkuse perioodi jooksul. Tasutud peavad need olema kindlasti teie arvelduskontolt, sama vabaühenduse, mis on ka projekti esitanud. Kulud peavad olema tõendatavad algdokumentidega ja nende tasumine pangakonto väljavõttega. Need peavad olema raamatupidamises selgelt eristatavad teistest ühingukuludest ja mis te peate juba projekti kirjutamise käigus arvestama on see, et üle 1000 euro maksvate tellitud tööde, teenuste ja vara soetamise puhul tuleb taotluse eelarves kirjeldada 2 võrreldava hinnapäringu tulemusi ja valiku põhjendus siis. Mitteabikõlblikud kulud on need kulud, mis ei vasta abikõlblike kulude üldtingimustele. Ehk siis kulud, mis on tehtud toetuse saaja ja temaga seotud isikute huvide konflikti olukorras. Ehk siis, kui näiteks tahetakse teenust, võtame ehitusteenust, sisse osta juhatuse liikme enda teiselt organisatsioonilt, siis sellisel juhul on tegu huvide konfliktiga. Ja juhul, kui toetuse saaja on esitanud siis ühingu üldkoosoleku protokolli tehinguga nõustumise kohta kohe nii kas siis projekti juures või aruande juures, siis see on lubatud. Projekti elluviimise seisukohast ka kõik muud põhjendamatud ja ebaolulised kulud
nagu näiteks alkoholi ja tubakatoodete kulud, pangaülekande ja hooldustasud, kindlustamiskulud, intressid, viivised, trahvid, kõik muu, et need on samuti mitteabikõlblikud kulud. Samuti ei saa raamatupidamiskulusid siia projekti panna. Mitteabikõlblikke kulusid on veel. Näiteks projektijuhtimise kulud, kui need on sisse ostetud teenusena teiselt juriidiliselt isikult või Wi-Fi-lt. Ja hästi oluline tähele panna, et ka esinduskulud, meened, auhinnad, kingitused, et ka need on mitteabikõlblikud, ehk siis kui näiteks külapäeval toimuvad võistlused ja neile on määratud auhinnad, et siis paraku see on mitteabikõlblik kulukopi mõistes. Siia käivad ka amortisatsioonikulud, organisatsioonide liikmemaksud, riiklikud maksud ja lõivud, mis on riigi poolt taotlejale tagastatavad, näiteks käibemaks. Ehk siis, kui te olete käibemaksu kohuslane, siis peate eelarve kokku panema hinnad nii, et nad on käibemaksu vabalt. Et käibemaksude kopis taotleda ei saa. Samuti kulud, mis ei ole projekti tegevustega otseselt seotud ja on siis teie igapäevaste haldus, transpordi, sidevahendite, majandamis- ja kontorikulude katteks. Ja veel meetmete vaatest erandeid, et kogukonna arengu meetmes mitteabikõlblikud kulud on siis hoonete, rajatiste, ruumide ehitus, rekonstrueerimis- ja remonttööde kulud, ka üle 100 euro maksvad seadmed, mida tegelikult on võimalik rentida või laenata ja mille eeldatav kasutusiga on siis oluliselt pikem kui projekti elluviimise periood. Ja samuti hästi oluline tähele panna, et ka kulud toiduainetele ja toitlustusele, mis ületavad 10% projekti abikõlblikest kuludest. Et kui teil on seal mingi toiduga seotud kulusid, siis tuleb see protsent enda jaoks välja arvutada, et ei oleks rohkem. Ja nüüd selles nii-öelda kõvas meetmes investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine on mitte abikõlblikud kulud, siis koolituste ja ürituste korraldamine ja investeeringute ostude kasutusele võtmisega seotud teenuste, transpordi ja ehitusteenused, seadmete paigaldamine ja muu selline kulud, kui need on tehtud eraisikute osutatud teenuste eest maksmisega. Ehk nüüd ma ajasin ise selle lause täitsa sassi. Uuesti. Investeeringute ja ostude kasutusele võtmisega seotud teenuste kulud, mis on tehtud eraisikute osutatud teenuste eest maksmiseks lepingute alusel ja kulud toiduainetele ja toitlustusele. Nii, ja nagu öeldud, taotluse esitamine toimub siis e-toetuse keskkonnas. Taotluse koos vajalike lisadega esitab taotleja seaduslik esindaja digitaalselt allkirjastatult ja mitte hiljemalt kui siis kell 16:30 2. oktoobril. Just, ja taotlusvoorus võib taotleja esitada kuni 2 taotlust, kummassegi meetmesse 1 taotluse. Et ühte meetmesse mitut taotlust esitada üks organisatsioon ei saa. Ja pärast saate selle linki, et siis te saate videojuhendit ka vaadata, kui e-toetuse keskkond on teie jaoks uus ja on vaja abi selle käsitlemisel. Nii, ja menetlemisest räägib juba lähemalt Alfred, aga siin on oluline tähele panna, et menetlemine võib samuti kuni 50 tööpäeva aega võtta ja samuti ka hindamiskomisjon tuleb kokku. Et kuigi projekti abikõlblik periood algas juba 2. septembril, siis arvestage sellega, et otsused tulevad hiljem. Ja kui te ei ole ise kindlad, et kui te ka rahastust ei saa ja ei saa neid väljaminekuid ise katta, siis tasub arvestada nii, et väljaminekuid ei tee enne, kui ka vastused on käes. Taotluse hindamisest ka. Igas maakonnas on siis moodustatud 5-liikmeline hindamiskomisjon, kes siis järgib vastavaid hindamiskriteeriumeid. Nendeks on projekti tegevuste eesmärgi vastavus programmi eesmärgile ja mõju kogukonna elujõulisuse tugevnemisele, projekti vajalikkus kogukonna jaoks
ja kogukonna liikmete kaasatus projekti elluviimisesse, projekti tegevuste põhjendatus, tegevuste vajalikkus, kavandatud tulemuse saavutamiseks ja projekti tulemuste jätkusuutlikkus ja ka projekti eelarve põhjendatus ja kuluefektiivsus. Ehk siis, kui te eelarvet täidate ja seal on kastikesed põhjendustega, et ei tasu seal kidakeelseks jääda, vaid päriselt selgitada, et miks antud kulu on põhjendatud, miks see vajalik on. Hindamisskaala on vahemikus 0 kuni 4 punkti ja hinnang taotlusele on positiivne, kui hinnete kaalutud keskmine on vähemalt 2,5 punkti. Taotluste pingerida moodustatakse siis mõlema meetme taotluste kohta ühiselt, et ei toimu eraldi pehme ja kõva meetme hindamine. Ja komisjoni ettepaneku alusel teeb MaRo otsuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Ja selle otsuse saate siis läbi e-toetuse keskkonna kaudu. Ja samuti rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse MaRo veebilehil. Ja toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest alates. Ehk siis kokkuvõtteks. Kogukonna arengu meetme kaudu toetatakse kõiki niinimetatud pehmeid tegevusi, mis tugevdavad teie kogukonda ja selle arengut. Võib soetada tegevuste elluviimiseks vajalikke vahendeid ja materjale. Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetme kaudu toetatakse investeeringuid ja investeeringute kasutusele võtuks otseselt vajalikke sisseostetavaid teenuseid ainult juriidilistelt isikutelt. Mõlema meetme jaoks on eraldi taotlusvormid, ehk siis, kui te hakkate projekti täitma, kontrollige, et olete avanud õige taotlusvormi, sest vastasel juhul loetakse projekt mitte vastavaks ja hindamisele ta ei jõua. Kuigi tegelikult olete tublisti projekti ära teinud ja lihtsalt väike saapsaka, ehk siis kontrollige see kindlasti üle. Ja üks organisatsioon võib esitada 2 taotlust, juhul kui need on erinevates meetmetes. Taotlus tuleb esitada siis e-toetuse keskkonnas. Siin on ikka 2. oktoober kell 16.30. Kindlasti soovitan seda teha varem kui 16.30. Ei tasu kindlaks jääda e-toetuste keskkonnal, sest äkki on palju viimase minutil nupuvajutajaid. Taotluse allkirjastaja peab olema registrijärgne juhatuse liige. Kui allkiri antakse volikirja alusel, tuleb see volikiri ka projekti juurde lisada. Asumipõhisuse nõue siis kehtib ainult Tallinnas, erand. Ja omafinantseering peab olema kindlasti rahaline projekti juures ja sularahamaksed samuti ei ole lubatud ja peavad toimuma teie organisatsiooni pangakontolt. Nii. Veidi veel elluviimisest ja aruandlusest. Tegevuse aluseks siis projekti elluviimisel on toetuse eraldamise otsus, mille te läbi e-toetuse keskkonna saate, projekt ise ja programmi määrus. Projekti tegevusi ja ülekandeid tohib teha ainult abikõlblikkuse perioodil, ehk siis 2. oktoober sellest aastast järgmise aasta 2. oktoobrini, ehk siis 2. oktoober 2025 ongi viimane ülekannete kuupäev ja aruanne tuleb esitada kuu hiljemalt, ehk siis 2. november. Ja projekt tuleb ellu viia vastavalt esitatud taotlusele ja siis vastavalt kavandatud tulemusi saavutades. Kui teie projektis tuleb ette muudatusi, siis tuleb need kooskõlastada vähemalt 10 tööpäeva enne mainitud abikõlblikkuse perioodi lõppu enda maakondliku organisatsiooni kontaktiga siis e-toetuse keskkonna kaudu. Aga projekti eesmärk, väljundnäitajad ja sihttasemed muutuda ei tohi. Kulude vahelisi muudatusi
Võib teha ka ilma nõusolekut taotlemata ainult nende kulude osas, mis on eelarves juba olemas ja nii, et projekti kvaliteet ei kannataks. Ja nagu eelnevalt mainitud, et siis pikendamist saab taotleda kuni 6 kuud, aga eelkõige siis toetusi saajast mitte olenevatel põhjustel. Ja ütlen siin selle ka ära, et kogu suhtlus menetlejaga toimubki selle e-toetuse keskkonna kaudu. Dokumentidest veidi ka. Projekti kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid peavad olema siis raamatupidamises selgelt eristatavad teie ühingu muudest kuludest ja dokumentidest. Sularahamakseid teha ei tohi. Kõik arveldused tuleb teha toetuse saaja kontolt. Ja kui te projekti eesmärgi elluviimiseks sõlmite mingeid lepinguid, siis need lepingud täidetakse nõuete kohaselt, seal peab olema välja toodud lepingu number ja kuupäev, poolte andmed, kokku lepitud tasu, kuidas see makstakse ja mille eest ja allkirjastatud siis mõlema poole poolt. Kui tegevused nõuavad ehitus- ja kasutusluba või ehitus- ja kasutusteatist, siis need peavad olemas olema. Ja projektiga seotud või loodud vara säilimine ja avalik kasutus peab olema tagatud vähemalt 3 aastat projekti lõpukuupäevast ehk siis selles voorus kuni 2. oktoober 2028. Ehk siis kui te näiteks ehitate midagi külaplatsile, mis tegelikult kuulub teie kohalikule omavalitsusele, siis see leping, et te tohite seda platsi kasutada, peab kehtima vähemalt selle kuupäevani. Dokumentatsiooni peate säilitama 7 aastat taotluse rahuldamise otsusest. Ja maakondlikul arendusorganisatsioonil on siis õigus teostada kohapealset järelkontrolli projektiga seotud dokumentide, seadmete, materjalide, teostatud tööde ja vara osas. Toetuse saaja on siis kohustatud võimaldama kontrolli läbiviijal eelnimetatuga koha peal tutvuda. Ja väga oluline punkt on ka avalikkuse teavitamine. Toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest peab toetuse saaja teavitama avalikkust, kas siis oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeediakanalis või kohalikus ajalehes. Ja lisaks tuleb projekti üritustel, koolitustel või infomaterjalidel, ka siis digitaalsetel, kasutada viidet projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist. Kohaliku omaalgatuse programm tuleb täispikkuses välja kirjutada, kui te esimene kord seda tekstis mainite ja see kõik on väikeste tähtedega, et kontrollige seda kindlasti ka. Ja Kopil valmis hiljuti ka kaunis logo, ka seda on võimalik kasutada, mugavam ja menetlejad, kes juba on paikvaatlused teinud, on ka vastavaid kleepse jaganud, et soetatud varale või siis investeeringutele neid peale kleepida. Nii et ka seda saate kasutada. Toetuse tagasimaksmisest ka. Seda on Marol õigus siis osaliselt või täielikult tagasi küsida, kui on rikutud Kopi määruse või teiste õigusaktide tingimusi või rahastamisotsuse nõudeid. Väljundnäitajad on saavutatud osaliselt või täielikult saavutamata. Kui on tehtud mitteabikõlblikke kulusid, on esitatud mingit sorti valeandmeid ja tagasi tuleb nõuda ka toetussumma, mis on suurem, kasutamata jäänud toetussumma, mis on suurem kui 100 eurot. Ja toetuse saaja kohustub kandma kõik kulud, mis tekivad projekti kallinemisel toetussummaga võrreldes. Nii, aga siit saime info jagatud. Ma ei tea, kas chatis on olnud ka küsimusi ja vestlust, aga minu poolt sõna üle Alfredile. Ja kui keegi tahab siin vahepeal küsida, siis äkki sobib, kui Alfredi esinemise lõpus küsida, sest äkki saab sealt ka veel mõne vastuse.
pildi ka. Tere minu poolt siis ka. Ma kohe panen enda slaidi ka ette siia. Juba tuttav slaid peaks olema, aga kohe näeme. Nii, kas on? On näha. Et siis mina Ida-Virumaalt menetleja ja mulle siis pakuti selline alustav ülesanne anda väike lühiülevaade siis menetlusprotsessist ja põhilistest vigadest, et mis on siis tehnilises hindamises esile kerkinud ja minule silma jäänud. Et ma ei ole küll kaugeltki kõige staažikam menetleja meie pundis, aga loodetavasti minu kogemus ühtib ikkagi suures osas ka teiste menetlejate omaga. Et ma alustakski selle sama slaidiga, mis juba näidatud, et kus on siis menetlemise aeg, puuduste parandamise võimalus ja ka üks hirmutav viide määrusele. Et seda menetlemise aega sooviks natuke lahti seletada, et miks see minu arvates on sellises umbmäärases sõnastuses, et võib-olla taotlejad ei saa alati aru, et seal on niisugune sõna nagu üldjuhul, et ilmselt on see tänu sellele, et menetlemise aeg sõltub suuresti maakonnast. Et maakonniti on tüüpiline taotluste laekumine arvuliselt üsna erinev. Et ilmselgelt on võimalik 20 taotlust läbi vaadata kiiremini kui 100 ja sellest sõltuvalt siis tuleks arvestada menetluse maksimumajaga isegi ka oma projekti tegevuste planeerimisel. Minu arvestuse kohaselt langeb see 50 tööpäeva umbes detsembri keskpaika. Et seega, kui projekti elluviimine sõltub rahastuse saamisest ainuüksi, et siis tasuks need oma tegevused planeerida peale seda aega. Et alustada muidugi võib tegevuste ja soetustega ka varem, enne tulemuste teadasaamist, aga tihtipeale sõltutakse projekti läbiviimisel just toetusest. Et sarnaselt sõltub taotluste arvust ka hindamiskomisjonile antav aeg hindamiseks ja veel sõltub menetlusaeg menetleva asutuse juhtivast organist hindamise pingerea kinnitamisel, sest see kas siis juhatuse koosolek tõenäoliselt ei käi tihti koos üldjuhul, et kas kord või 2 kuus. Et see määrab ka natukene selle ajapikkuse, et tihtipeale peab selle järgi ootama. Ja viimane punkt on siis see, mida tahaks natukene lahti seletada. Et siin on küll toodud määruse paragrahv, aga mida see sisaldab? Et oleks võib-olla hea üle korrata, et siis te ka teate, mis põhjusel teie taotlus tagasi lükatakse, kui lükatakse. Need on siin siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punkti, 7 surmapattu. Et esimene punkt, et juhul kui taotleja ei vasta määruse paragrahvis 10 kehtestatud nõuetele, et siia alla käivad siis kõik Karoliina poolt juba eelnevalt mainitud nõuded, mis on kehtestatud taotlejale, mitte taotlusele, vaid taotlejale. Et enamasti praktikas rakendub see punkt siis, kui taotlejaks on näiteks äriühing, et ei ole MTÜ või sihtasutus. Või siis, kui taotleja registrijärgne asukoht ei ole samas omavalitsusüksuses, kui on projekti sihtgrupp. Punkt 2. Taotleja on esitanud taotluse selleks sätestatud tähtpäevast hiljem. Üpris iseenesestmõistetav hilinemisega. Et senine praktika on olnud selline, et kui hilinemine on näiteks ainult mõneminutiline, siis on siiski lubatud taotlusmenetlusse. Aga mina ei soovitaks sellele võimalusele panustada, et kui võimalik, tasub taotluse esitamist mitte jätta. Ütleks isegi, et mitte viimastele päevadele, ammugi mitte viimasele minutile. Punkt 3. Taotleja on esitanud taotluse vale meetme taotlusvormil.
Enamasti on valemeetme kasutamine välditav, kuna näitajate sisestamisel tekib minu arust probleem, et üldjuhul ei sobi investeeringumeetme näitajad kokku arengumeetme vormil esitatutega ja vastupidi ka. Et see on kindlasti üks koht, kus tuleb juba välja küsitavus, et kas ikka on õige meede. Sellest hoolimata muidugi on ette tulnud juhtumeid, et kus on kasutatud taotluse sisule mitte vastavat meedet ja põhjuseks siis kas lisatakse näitajaid ise või siis on neid näitajaid seal tõlgendatud väga vabalt. Punkt 4. Taotlus ei vasta määruse paragrahv 11 sätestatud nõuetele, et väga laiapõhjaline punkt, mis sisuliselt tähendab, et kõik taotluse väljad peavad olema nõuete kohaselt täidetud ja vajalikud dokumendid lisatud. Mina oma praktikas ei ole seda punkti veel kasutanud, sest üldjuhul saab menetluse käigus lasta puudused parandada. Punkt 5. Taotluses on esitatud ebaõigeid ja mitte täielikke andmeid. Ma arvan, et siinkohal ei ole vist vaja eriti midagi rõhutada, et ei maksa sihilikult vassida. Et valel on tihtipeale lühikesed jalad. Et kipub välja tulema. Punkt 6. Taotlusvorm ei ole täidetud nõuete kohaselt. Samuti üsna laiapõhine punkt, sarnaselt selle üle-eelmisega. Tooks näiteks, et mis neid eristab juhtumi, kus taotlus on esitatud näiteks kas täielikult või osaliselt venekeelsena. Et olukord, kus taotlus võib küll vastata määruse paragrahvi 11 nõuetele, see tähendab, et kõik andmed on olemas ja korrektsed, aga kokkuvõttes taotlus ei ole täidetud nõuete kohaselt. Punkt 7. Taotluses esinenud ebatäpsused ja tehnilised puudused on ette antud tähtpäevaks kõrvaldamata. See on siis juhul, kui menetleja teile saadab ettepaneku midagi parandada ja teie jätate selle ettepaneku tähelepanuta. Sellest punktist tulenevalt võib-olla tasub rõhutada, et taotluse kontaktandmetesse märgitud meiliaadressi ka jälgitaks. Mina soovitaksin isiklikult määrata sinna loetellu neid isikuid, kontaktisikuid rohkem, kas või projekti juhtidena mitu tükki või neid saab seal valida päris erinevaid rolle, aga see ei ole oluline, põhiline, et te teaksite, et see meiliaadress või need aadressid, mida sinna on pandud, et neid ka reaalselt jälgitakse. Kõik taotlusega seotud kirjavahetus tuleb teile meilile nende aadresside kaudu. Et samas aga ei ole puuduste kõrvaldamata jätmine alati aluseks mitte vastavaks tunnistamisel, et see oleneb suuresti puuduste iseloomust. Et näiteks kui menetleja juhib tähelepanu näiteks näitajatele, et taotluse sisust ei tule välja näitajatesse pandud number, et ei ole nagu kooskõla, palub üle vaadata ja parandada vajadusel, siis ilmselt jääb, kui see jääb arusaamatuks menetlejale, siis jääb ta arusaamatuks ka hindajatele ning saab sellest tulenevalt siis madalamad hinded, kui see jääb tähelepanuta. Ja teine juhtum näiteks, et kui on parandatud projektiperioode, et projekti alguse ja lõpu daatumeid, et iseenesest ei ole see viga nagu väga määrava tähtsusega ja saab ikkagi saata hindamisele ka sellisena, nagu ta siis muudetud kujul on, et seda saab muuta ka menetleja ise. Nii, aga sellega liiguks edasi. Et siis enam levinud vead, mis on
see on minu arust enam levinud. Et on siuke pikk nimekiri, mis ei ole kaugeltki ammendav, et eksimise võimalusi on väga palju. Aga need on siis need põhilised vead, mis minule on silma jäänud, mille vastu siis kiputakse eksima. Eelnevalt on juba mainitud, et puuduvad vajalikud lisadokumendid. Et siia alla käib siis juba mainitud volikiri, et see on juhul, kui taotluse allkirjastaja ei ole ühingu juhatuse liige. Ühtlasi investeeringumeetmes vajalikud lisadokumendid, et omandidokumendid, avaliku kasutamise leping, juhul kui taotleja ei ole omanik ise, ja kohaliku omavalitsuse kinnituskiri. Et samas need lisadokumendid ei ole iga investeeringumeetme taotluse juures vajalikud, et enamasti vaid siis, kui projektiga teostatakse kas ehitustöid või mõne muu liikumatu vara soetus või paigaldus. Kui te kahtlete selle dokumendi vajaduses, siis tasub alati pigem lisada. Ja samuti on alati võimalus üle küsida kas menetlejalt või siis maakonna arenduskeskuse konsultantidelt. Ja tihti on need ka ühes isikus, olenevat maakonnast. Teine punkt, taotlusvormi väljad ei ole täidetud. Üldjuhul peaks kõik väljad taotlusel saama täidetud, kui ei ole sinna juurde kirjutatud, et täidab näiteks rakendusüksus. Kui ei oska täita, siis taotlusvormil on vist juba ka mainitud, et on pea iga välja taga küsimärgi all spikker. Ja seda siis seal ongi kirjas, et mida siis igas vastavas lahtris soovitakse, et te kirjeldate. Enamasti on seal üsna abistav spikker. Järgmine punkt, käibemaksu tagastuse punkt on jäänud tähelepanuta. See on kohe esimesel lehel taotleja info all. Et enamasti on selle linnukese panemata jätmine tähelepanematuse viga minu kogemusel. Et samas on see oluline eelarve koostamisel, sest käibemaksu kohustuslased, kes saavad käibemaksu tagasi küsida, peavad eelarve kulusid näitama ilma käibemaksuta. Aga samas, kui see linnuke sinna on panemata, siis nagu ei lähe taotlus kokku. Järgmine punkt, projektiperiood on erinev määratud tähtaegadest. Seda vist juba natuke puudutasin, et kui taotlusvormil on õige periood ette antud, et siis kiputakse ikkagi tihti projekti alguse ja lõpu kuupäevi muutma vastavaks siis oma reaalsele planeeritud tegevuskavale. Üsna loogiline. Aga siin tuleb silmas pidada, et seal on kirjas maksimaalne projekti elluviimiseks võimaldatav periood ja see ei kohusta ei tegevustega alustama ega ka aruandluse esitamist ootama nendeks tähtaegadeks. Seda paluks mitte muuta. Selleks perioodiks on alati ikkagi 1 aasta. Järgmine punkt. Kasusaajad ja nende asukoht on liialt laiapõhine. See tundub ka olevat üsna levinud arvamus, et mida laiem on see kasusaajate ring, et seda soodsamas valguses projekti nähakse, et ilmselt see vastabki tõele enamuses muudes programmides, aga mitte siin. Et tasub meeles pidada, et kasusaajate asukoht ei tohiks olla laiem kui üks omavalitsusüksus. Siis on see meie haldusjaotuse mõistes siis vald või linn. Seal on muidugi erandid, aga enamasti. Ja lisaks veel ka peab olema sama omavalitsusüksus, kus taotleja ise on registreeritud. Siin ma vaatan, et on mainimata jäänud põhikiri, et see puudutab ka seda sama punkti. Et tasuks enne taotlemist üle vaadata oma ühingu põhikiri, sest tihti unustatakse, et on olemas ka nõue, et taotleva ühenduse tegevuse peamine eesmärk peaks olema ka sama omavalitsusüksuse piires. See võib olla ka kohati laiem, aga peamine eesmärk. Ja see peaks põhikirjast välja tulema. Järgmine punkt.
näitajate algväärtused kas muudetud või on lisatud näitajaid. Et siin ka, kuigi tundub kohati loogiline muuta näitaja algväärtust, näiteks kui soetatakse juba mingi lisa juba mingile olemasolevale varale, et siis tuleks meeles pidada, et siin soovitakse ikkagi näha ainult selle konkreetse sellest projektist tulenevat muutust ja näitajate algväärtus peaks alati olema 0, nii nagu ta seal vormis on. Ja see minu teada on see vastav märge ka kirjas seal taotluse vormil, kui mitte kohe nähtav, siis spikri all ikka. Ja üsna üheselt arusaadav peaks olema ka nõue, mis samuti on kirjas, et näitajate lisamine ei ole lubatud, kuigi vorm võimaldab seda. Aga alati ei ole mõistlik teha seda, mida saab teha. Läheme siis edasi oma pika nimekirjaga. Tõendusmaterjalide kirjeldus puudulik. Tihtipeale. Et ei kiputa aru saama sellest, mida sealt oodatakse. Et menetlejate kodulehtedel peaks projekti selle programmi taotlusvoorude info hulgas olema ka näidisloetel sinna sobivatest tõendusmaterjalidest, et vaadake üle. Oluline on meeles pidada, et arveid ja maksekorraldusi ei loeta tõendusmaterjaliks. Neid küll võidakse teilt küsida, aga info, mida selles lahtris näha soovitakse, seda ei hõlma, neid arveid. Spikris on samuti lühidalt selgitus ja lahtrit täites peaks silmas pidama, et samu materjale, mida siin kirjeldate, peate saama ka aruannet esitades lisada. Punkt, eelarve, arvestuskäik ja arvestuse alused. Tihti ongi eelarveread üsna üheselt arusaadavad nii taotlejale kui hindajale ja loogiliselt võttes ei nõua lahti seletamist, aga eelarveridade täpsustused ei tohiks siiski tühjaks jääda. Eriti kui on näiteks ühele reale kokku pandud mitu erinevat kuluartiklit. Et siis on vajalik täpsustuse lahtris iga kulu eraldi välja tuua. Samuti ka nende arvestamise alused, näiteks transpordi puhul kilomeetri hind, mis on selle arvestuse aluseks ja nii edasi. Et seda selleks, et eelarve peab olema maksimaalselt läbipaistev just hindajate jaoks, sest nemad peavad saama eelarve kulu efektiivsust hinnata. Üle 1000 euroste kulude täpsustus. Tihtipeale puudulik või üldse puudub. Väga tihedane viga. Et ei kirjeldata neid nõutud hinnapäringuid, valiku põhjendust just eelarve vormil. Tihtipeale pannakse kaasa kas failina see info ja lisatakse heal juhul viide sellele, et on lisatud failid. Aga nõue on, et see info tuleb lahti kirjutada eelarves. Et lisad ei ole küll keelatud, aga kui sellega eeldatakse, et info on edastatud, siis määruse kohaselt ei ole see nõuete kohane. Majandusaasta aruanne sai ka mainitud juba eelnevalt, aga mitte küll minu poolt, aga siiski seda viga esineb peaaegu igas taotlusvoorus, et on neid taotlejaid, kes on tähelepanuta jätnud selle, et nende majandusaasta aruanne on esitamata. Ma arvan, et eraldi võib-olla tasub märkimist see, et kui aruanne on esitatud vahetult enne taotluse esitamise tähtaega, et siis tuleks arvestada sellega, et minu kogemustel on äriregistris väike viivitus, et see kanne ei pruugi kajastuda koheselt. Seal võib minna paar päeva või nädal. Tasuks nagu varakult see üle vaadata, kas ikka on majandusaasta aruanne esitatud.
sest see on ühtlasi ka punkt, mis on automaatselt välistab teie taotluse edasimineku. Taotlus vales meetmes juba mainisin, et see tuleb ka välja taotluse koostamisel. Samas siia alla võib lugeda ka sellised juhtumid, kus on esitatud mitu taotlust ühe meetme alla. Just nimelt ühe meetme alla. Et iga taotleja võib küll esitada 2 taotlust, aga erinevatesse meetmetesse. Toon näite eelmisest voorust. Üks taotleja esitas 6 taotlust, kummaski meetmes 3. Ja taotlused olid suhteliselt samasisulised, seega ületas nii piirangut kui ka meetme valikut. Taotleja erinevast maakonnast. Minul on juhtunud vist isegi mitu korda, et taotleja on erinevast maakonnast. Et mina olen Ida-Virust ja taotlus esitatakse kuskilt mujalt maakonnast. Et seda küll juhtub harva, aga juhtub. Ja et see võimalus muidugi on see, et taotleja menetleja märkab seda enne tähtaja kukkumist ja siis on võimalik sellest teavitada taotlejat, aga juhul kui ei märka, siis ei ole muud teha, kui oodata järgmist vooru. Ma arvan, et enamasti juhtub see kas otselinkidelt taotluskeskkonda sisenemisel, näiteks kui ollakse äkki mõne muu maakonna lehel. Ilmselt. Sellega need ongi need enam levinud vead, mis on minule silma jäänud. Siit ma rohkem välja ei tooks. Et edasi võib-olla siis menetlusprotsessiga, et kui taotlus on siis tehniliselt vastavaks tunnistatud, siis läheb ta edasi hindamisele. Ja peale hindamist järgneb hindamistulemuste tagasiside saatmine. Tähtajast ei räägi, aga tagasisidest nii palju, et ilmselt on see tagasisidestamine maakonniti vormiliselt erinev. See ei ole meil ühtlustatud. Aga üldiselt peaks tagasiside saama nende taotluste kohta, mis hindamisel rahastatute hulka ei mahtunud. Olgu siis põhjuseks liialt madal hinne või siis rahaliste vahendite nappus, et kõigile lihtsalt ei jagu. Mina isiklikult olen harrastanud seda selliselt, et edastan hindajate kommentaarid peaaegu ilustamata kujul. Sest minu arvamus on selline, et see on ka ainus võimalus reaalselt aru saada sellest hindamisprotsessist. Ma muidugi olen ka selles osas üsna negatiivset tagasisidet saanud, et loomulikult iga taotleja ju arvab, et tema taotlus väärib kõrgemat hinnet ja et hindajate arvamus on ekslik või suisa vale või et hindajatel puudub kvalifikatsioon taotluses käsitletava hindamiseks. Igasuguseid huvitavaid väiteid. See kõik aga on minu arust maandatud sellega, et on mitu erinevat hindajat ja erineva taustaga hindajat ja nende hinnete keskmine võetakse kokku. Et sisuliselt on siis tagasiside saatmine siis võimalus taotlejale näha, mis osas teie taotlus nõrgaks on jäänud ja seda teadmist siis saate kasutada juba järgmises voorus uuesti taotlust esitama asudes. Otsuste kohta nii palju, et hindamise pingerea kinnitab maakondlik arendusorganisatsioon või siis arenduskeskus olenevalt maakonnast. Ja selle alusel koostatakse siis vastavalt rahastamise või ka mitterahastamise otsused. Eksisteerib muidugi ka võimalus, et hindamistulemused saadetakse kas ühe või mitme taotluse osas uuesti hindamiseks, aga minu teada seda tihti ei juhtu, kuivõrd selle aluseks peab olema ikkagi kindel konkreetne avastatud vastuolu määrusega, aga ilmselt selleks faasiks on see enamasti juba avastatud. Aga võimatu ei ole ja taolisel juhul võib menetluse aeg veelgi pikeneda, kui on vaja uuesti hinnata. Positiivne rahastus
vist oli juba mainitud, et selleks on aega antud 10 tööpäeva ja seda arvestatakse otsuse tegemisest. Praktikas minu arust käib see natuke kiiremini isegi, et ei pea ootama üle nädala. Aruanne, kuivõrd aruannete menetlemine on ka menetlusprotsessi osa, siis lühidalt sellest ka, kuigi vist oli juba lühidalt ka natukene räägitud. Juba eelnevalt mainitud tähtaeg. See tähtaeg siis on see, et on 1 kuu peale projekti maksimaalse abikõlblikkuse perioodi lõppemist. Ja see ei tähenda seda, et peate aruande esitamisega nii kaua ootama. Et kui projekti tegevused on planeeritud kujul ellu viidud, võite kohe ka aruande esitada. Üldjuhul soovitakse seda teha, et aruanded menetlejatel ei kuhjuks sinna ühte perioodi, sest enamasti on sel ajal käimas juba uue taotlusvooru taotluste menetlus. Ja ei peatuks kauemalt, sellepärast et juba mainitud, et on olemas tutvustav video. Birgit juba mainis. See on kättesaadav Marade kodulehtedel ja soovitaks seda videot kindlasti enne taotluse esitamist vaadata, sest aruandluse nõudeid tuleks silmas pidada juba taotlust kirjutades. Näitena tooks tõestusmaterjalid või tõendusmaterjalid, et aruandega tuleb esitada need samad tõendusmaterjalid, mille te olete kirja pannud taotluses. Teise näitena väljund näitajate väärtused. Need peavad aruandluse ajaks olema saavutatud sellisel määral, mis te ise olete taotluses määranud. Ei teagi, eraldi võib-olla tooks välja selle, et kuna ta on oluline ja aruandlust puudutav, avalikkuse teavitamine. Sama Karoliina juba mainis, et avalikkuse teavitamise nõue on olemas. Selleks, et oma olemuselt on programmist rahastatav tegevuste või investeeringute tulemus peab olema suunatud avalikkusele. Põhimõtteliselt on minu poolt kõik. Ühtlasi võib-olla veel soovitaks taotluse koostamise ajal üle vaadata ka salvestus, mida minu arust Birgit ei maininud. Salvestus ühe kogemustega hindaja poolsete näpunäidetega, mis on samamoodi leitav Mara kodulehtedel. Kui ei leia, siis vaadake mõne muu maakonna lehte. Et nagu slaidist näha, siis kõik, aga et kui juhtus, et minult infot topelt tuli eelkõneleja poolt antuga, siis ilmselt peaks endiselt kehtima vana ütlus, et kordamine on tarkuse ema ja et ehk siis kinnistub info paremini. Ja ma ütleks veel omalt poolt kokkuvõtteks selle, et kui mul oleks võimalus anda vaid üks soovitus, siis ilmselt oleks kõige tulemuslikum see, kui lasete oma taotluse aegsasti üle vaadata arenduskeskuse nõustajal. Ja rõhk sõnal aegsasti. Minu poolt kõik, edukat taotlemist. Ilmselt on vist edasi vaba mikrofon, kui on kellelgi tekkinud pakilisi küsimusi, mida chati ei ole viitsinud kirjutada, siis nüüd vist on see aeg. Või ma ei tea, kas Birgit võtab üle või laseme mikrofoni vabaks ja vastame siis, vaatame, kas me oma menetlejate grupiga leiame ka vastused ja kui ei leia, siis oleme ka teinud nii, et täpsustame ja vastame, kogume kokku ja vastame hiljem või teeme avalikuks veebilehtedel vastused saamata jäänud küsimused. Ja, chatis käib praegu selline vilgas küsimustele vastamine praegu, aga jah, et kui on kellelgi soovi veel ka häälega küsida, et siis nüüd on see võimalus. Mina, Marko, tahaks ikkagi küsida seda, et kui ma siin eelarve kuludes kirjutan välja need hinnapakkujaid, siis mul on nagu see probleem, et kuna meil Nukuteater nagu tellib nagu köögimööbli koos selle
tehnikaga, siis tehnikat on võimalik jah, et lingid panna sinna kirjeldusse, aga mul ei ole võimalik panna nende mööblitegijate tooteid kuidagi lingina sinna kirjeldusse, et mis ma siis teen? Keegi soovib vastata? Ma võin vastata. Kui ei ole sellist veebilehte, kus see toode või teenus oleks hinnaga kirjeldatud, nii nagu paljudel on, siis saabki lihtsalt sinna selle välja kirjutada, et teenusepakkuja on pakkunud sellised teenused sellise sisuga, et sisaldab seda ja seda, et oleks aru saada, et need on võrreldavad, et kui on vaja teise samalaadsega võrrelda, et millega me võrdleme. Ja siis tuleb lihtsalt natukene rohkem võib-olla välja kirjutada, et peaasi, et ta on kõrvalisele isikule arusaadav. Siis teile küsiks, et kas seal samas koha peal on võimalik siis see niinimetatud joonis ka panna, et mille peale see pakkumine on tehtud või Ei ole vajalik. Ei ole vajalik. Jah. Lihtsalt Mina põhjalik. mina ütleksin veel nii palju, et linke mina ei soovita teil kindlasti panna, vaid siiski seal eelarvekastis tuleb asjad välja kirjutada, sest et hindajad ei hakka küll neid linke mööda kolistama ja vaatama ka asju, et noh, ikkagi üldjuhul on ikkagi hea kirjutada need asjad välja, mida te soetate. Et lingimajandus on jah selline. No see oleneb suuresti hindajatest muidugi jah, et mõned hindajad käivad ja volavad mööda linke ka väga meeleldi, aga jah, üldjuhul võiks olla lahti kirjutatud see. Ja, mina ka soovitan, et kuldne reegel on kõik, mis see, mida taotluses kirjas ei eksisteeri, seda pole olemas. Et hindaja ei pruugi väliseid allikaid kontrollida, aga meie maakonnas, mina Raplamaal, nad teevad seda, et see olenebki nüüd hindajast, et me ei saa käsi südamele öelda, et kõigis maakondades on samamoodi, et mida rohkem on adekvaatselt võrreldavat infot, seda parem. Et kui sellel on kodulehe link, et ostame selle köögimööbli viide sellele kodulehe lingile poes, kui seda ei ole, siis et on võetud pakkumine, sisaldab seda, maksab nii palju täishinnaga, et minu soovitus ka, mis ma seal chatis vastasin, oli, et paljud kirjutavad käibemaksuta hinna pluss kõmm ja siis endal on ka arvestus, rehkendus tegelikult vale, et nad ei ole õigesti neid hindu arvestanud. Menetleja peab üle rehkendama, kas see vastab ilusasti nõuetele, hindajad rehkendavad neid omakorda üle, et ma soovitan kohe täishinna kõmmiga sinna panna, kui ei ole just see teine variant, et on käibemaksukohuslane ja on teine arvestus, et tavaliselt ühingutel ei ole käibemaksukohuslust, käibemaks on abikõlblik. Et jah, meie Alfrediga soovitame linki panna, kui see on olemas. Ei võta tükki küljest ära. Ma paneks lisaks, et lingid võivad ka muutuda. Tihtipeale kas toodete teenuste pakkujate lingid ei tööta selleks ajaks võib-olla, kui ta hindajani jõuab. Ja võib-olla ongi siis, et kui on mingi seerianumbriga nimetusega toode, siis ilusasti välja kirjutada see, et pärast, kui keegi tõesti tahab kodulehelt otsida seda, siis ta leiab ka üles. Ja tere, nüüd Miidurana küla küsimus seoses selle avaliku kasutamisega, et kui täpsustaks seda, et mida see täpselt tähendab, kui me ostame mingisuguseid esemeid kogukonna tarbeks. Meil on siin 3 taset, üks tase on see, et on külaseltsi liikmed, siis on kõik teised külas elavad isikud ja siis on meil kõik samas vallas elavad isikud, et kuidas see avalik kasutamine siis peaks nagu kõige paremas ideaalsemas vaatevinklis välja nägema? Äkki mingi konkreetsem näide, et millega tegu on? Näiteks üritusteks vajalik mööbel, lihtsalt näite. Ma võin vastata, Alfred, kui sa võib.
et ühingus on siis kokkulepe ja parim, kui on ka kasutuskord välja töötatud, et ise otsustate, kas te soovite neid anda tõesti tasuta, aga mina sooviksin sinna juurde ikkagi kasutuskorra ja võib-olla mingisuguse kokkuleppe vormi kuni lepinguni välja, et te tagate selle vara säilimise, sest see kohustus teil on. Ja teine variant on, mis on ka väga tervitatav, on rentimine tasu eest omatulu teenimise koht, mida te saate tagasi siis soetatud inventari hoolduseks näiteks suunata. Aitäh, lisaküsimus siia otsa, aga see avalik kasutus just selles mõttes, et kuidas on see piiratud, et kas ta üldse on piiratud, näiteks kui me elame Midruna külas, Viimsi vald on suur vald, kui keegi tuleb näiteks nüüd teisest poolsaare otsast, Tamnemäest tuleb, ütleb, et kuulge, et teil on siin nagu mööbel ja me tahaks seda nii-öelda rentida, et kas see käib sinna nagu alla või see on või kuidas üldse just, et ma saan aru, et kogu see mõte on see, et see on avaliku rahastustatud objektid, nende kasutus peab olema reguleeritud, ühtepidi nad peavad olema nagu avalikud, teistpidi nagu nii-öelda ja küsite, kasutuskord peab olema seda tagama kuidagi. Ma arvan, et iseenesest ta võiks ikkagi olla eelkõige nagu oma kohalikule kogukonnale, aga samas te ei pea seda kuidagi piirama, seda rentimist, et miks piirata, kui keegi tuleb ja tahab? Ma ei näe põhjust. Ma mõtlen lihtsalt piirama selles mõttes, et see eesmärk ei olegi piirata, eesmärk hetkel nagu aru saada sellest avaliku kasutuse täielikult definitsioonist. Ma vaatan määrust ka pärast, aga et seal on kaks asja, eks ole. Üks on see, et kas me oleme kohustatud näiteks rentima seda meie vallas teisele asustusüksusele. See on üks küsimus, teine küsimus see, et kui tuleb talv kätte ja need objektid on vaja nii-öelda talveks kokku pakkida, siis nad ei ole tegelikult avalikult kasutatavad. Ma ütleksin, et kõige lihtsam on lähtuda sellest, millise piirkonna kasusaajate märgite taotluses 3. sisulehel kõige all projekti kasusaajate asukoht. Ja sinna saab märkida kasusaajate asukoha küla, aleviku, Alevi valla, asumi või linna täpsusega. Et ma arvan, et teil endal on kõige lihtsam selle põhjal otsustada, kui te märkisite sinna küla täpsusega, siis nemad on need kasusaajad, kellele peaksid olema soetatud vara peaks olema siis avalikus kasutuses, aga võib ka tasu eest olla, ei pea tasuta andma. Ja kui me märgime sinna valla selleks üksuseks, siis on see terve selle Viimsi valla piires. No siis oleks kena lähtuda sellest, sest projektis te niimoodi lubasite. Aga Kopis väga palju lähtutakse oma küla kogukonna piiridest. See ei tähenda, et ei või välja anda, et selle otsustuse sa saate endale ise jätta. Seda te saategi ka omavahel juhatuses ja ühinguga kokku leppida laiemalt ja kasutuskorras ka kirjeldada, et teil on kaalutlusõigus, kuidas te seda välja annate. Aitäh. Ma veel rentimisega seoses täpsustaks, et mida on teinud ka ühingud, mis on siin nagu näha kogemustest. Et näiteks oma küla inimestele renditakse kas siis või antakse, laenutatakse päris tasuta või odavama hinnaga, aga kes on siis kuskilt kaugemalt või võõrad, et nendel on siis nagu näiteks rendihind kõrgem, et see võimalus on ka täitsa olemas. Et on erinevad tasemed. Aitäh. Kas on veel keegi, kellel on praegu kohe põletav küsimus? Menetlejad on teie käsutuses ka edasi, kui hetkel küsida ei taha. Et ei ole rohkem küsimusi. Suur tänu kõigile osalemast, ilusat päeva jätku ja jõudu taotlemisel. Kõike head!